paljud teist usuvad, et Jeesus tuleb tagasi siia maa peale. See on iga kristlase, ma usun, hoiak ja usk. See lugu käsitleb seda lõpuaegade sündmusi siin. Me loeme siit esimesest salmist, Jeesus räägib, siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. 5 neist olid rumalad ja 5 mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enestega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmees viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält, ennäe, peigmees, minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid ülesse ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, andke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Kuid mõistlikud kossid ja ütlesid, või targad kossid ja ütlesid, ei ilmaski, sellest ei jätku meile ega teile, vaid minge pigemini kaupmeeste juurde ja ostke endile. Ja kui nad läksid ostma, tuli peigmees. Ja kes oli valmis, läksid temaga pulma ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Seepärast valvake, sest ei tea päeva ega tundi. See viimane salm siin on ilmselgelt selle loo sõnum. Amen. Valvake, sest ei tea päeva ega tundi. Nüüd elu on kollektsioon erinevatest aegadest. Meie olevik valmistab meid meie tulevikuks. Me teame, et kui Uut Testamenti lugeda, siis see sõna aeg on kas kasutatud kreeka keeles sõna kroonos või sõna kairos ja mõningates kohtades, kus viidatakse tunnile, on veel üks 3. sõna. Aga peamiselt 2 sõna on, mida sa leiad väga tihedalt, kroonos ja kairos. Ja kroonos on see pidev aeg, milles me oleme. See on see aja kulgemine. Me oleme praegu selle sees. Kell 11 me leppisime kokku tulla siia ja oleme siin kokku tulnud. See on kroonosaeg, saame kell 11 kokku. Me loeme ajalugu, seal on kroonosmomendid, mis on üles tähendatud, mis ajal me midagi tegime, kus me olime ja nii edasi. Aga selles kroonosajas on kairosmomendid. Ja kairosmomendid on soodsad hetked millegi tegemiseks. See kroonosaeg tiksub täpselt samamoodi kogu aeg ühtemoodi edasi. Kus pole nii? See kogu aeg tiksub. Aga selles tiksumises on hetked, mis on erilised hetked. Soodsad hetked mingite asjade tegemiseks. Paljud teist teavad seda, et kui näiteks murakad valmivad, ma toon niisuguse näite, tädi Mai on siin, me oleme käinud koos murakal, siis see aeg, kus sa neid noppida saad, ja keegi teine ei ole tulnud seal ära noppinud need eest, või nad lihtsalt ei lähe mädaks või mis iganes nendega seal lõpuks juhtub, on selline ajavahemik, eks ole. Kui sa siis ei lähe, siis sa pärast ei saa. Kui maasikad saavad valmis, siis nende korjamiseks on üks teatud ajavahemik. Mingil hetkel nad hakkavad mädanema, võib-olla linnud tulevad, ründavad neid, ja ühesõnaga su saak läheb aia taha. Nii, et kui sa liiga vara lähed, siis see on toores. Kui sa liiga hiljaks jääd, see on mäda. Aga see vahemik, kus see asi on küps, see on see kairosmoment, see vahepealne hetk. Ja sellepärast need kairosmomendid on tähtsad, et need ei kesta niimoodi igavesti. Sa pead neid ära tundma. Amen. Mingiteks asjadeks soodne aeg. Kroonosaeg on antud meile, et valmistuda kairos momentideks. Kroonosaeg, sa teed trenni, jooksed seal, ma ei tea, jõusaalis, mis iganes. Treener vaatab, et sa teeksid jälle parema rekordi ja siis ühel hetkel on kairos moment seal olümpiastaadionil. See on kairos moment.
Kronosaeg on selleks, et valmistada meid kairusmomentideks. Ja sõbrad, kui me räägime Jeesuse tagasitulemisest, siis piibel viitab ka sellele kui kairusmomendile, ühele hetkele, mis lihtsalt juhtub teatud ajahetkes või kronos ajas. Jeesuse tagasitulemisele viidatakse näiteks Matteuse evangeeliumis 24:45, kus öeldakse, et õnnis on sulane, keda issand leiab tegemast, mida ta on andnud talle teha, viidates, et on üks teatud hetk, kui tema tuleb ja ole siis sellel hetkel valmis. Ja kuidas sa oled sellel hetkel valmis, on see, et sa oled kogu aeg valmis. See on see mõte. Ilmutuse 1:3 ütleb piibel, et aeg on lähedal. Jällegi selle kasutatakse sõna kairus. See moment, kui issand tuleb, on lähedal. Luuka 21:8, kus öeldakse, et aga aeg pole veel käes. Rääkides seal lõpuaegadest, see viimane moment, see kairuse moment ei ole veel käes issanda tulemisega seoses. Nii et meie aeg maa peal on ettevalmistus meie igavikuks. Oled sa nõus selle mõttega? Ja Jeesus annab selle tähendamissõna siin ka hoiatuseks, et olla valmis lõpuaegadeks. See on nagu selge, kui me loeme seda, siin ei teki mingit kahtlust, siin viidatakse valmisolekule, siin viidatakse valvsusele, siin viidatakse sellele, et tulevad hetked niimoodi äkitselt ja me peame valmistuma nendeks praegu. Ja Matteuse 24 muuseas siis peatükk enne seda, Jeesus räägib väga pikalt lõpuaegade sündmustest, räägib seal näiteks maa värisemistest ja sõdadest ja rahvas tõuseb rahva vastu. Lõpuajad ühel viisil hakkasid juba pihta nende elu ajal. Nad ei teadnud veel sellest, kas pole nii. Ja Peetrus tsiteerib ka nelipühipäeval prohvet Joeli, ütleb, et see on, mis on kirjutatud, et viimsel päevil Jumal valab välja oma püha vaimu. Nii et ta viitas, et see on lõpuajad. 2000 aastat tagasi juba öeldi meile, et lõpuajad algasid. See on huvitav, kui sul on, nagu me ütleme, nädal, eks ole, meie töönädal, ja siis reede õhtul juba sa ütled, okei, nädal lõpp on käes. Aga tegelikult on veel mitu päeva, eks ole. Ja selles Jumala kalendris, kui me võtame selle Peetruse kirjas oleva mustri või malli eeskujuks, et üks päev on issanda juures nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev ja Jumal tegi maailma 6 päevaga, siis mitmed piibliuurijad ütlevad nõnda, et see on nagu eeskuju sellest, et 6000 aastat on umbes inimkond vana ja me ei ole enam kaugel sellest viimasest päevast 1000-aastasest rahuriigist. Nüüd, kuidas see kõik täpselt läheb, see on Jumala käes, ei ole meie asi, aga meie asi igal juhul on tähele panna seda, mis sünnib meie ümber, mis sünnib nende aegadega. Piibel ütleb, Jeesus ise ütles, et kuidas te ei mõista sedasi-ennast aega. Ja Paulus ilmselgelt uskus, et issand tuleb tagasi tema eluajal, kui ta ütles 1. Thessalonikaste 4:15, meie, kes elame ja järgi jääme. Nii et tollel ajal juba usuti, et Jeesus tuleb üsna peatselt, et see on see lõpuaeg ja need lõpuajad on veninud päris pikalt. Ja Paulus ütleb seda ka 1. Korintuse 15:51, ütleb, me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume. Ometigi Paulus suri ja see muutumine ei toimunud veel tema eluajal. Samuti Johannes väljendas seda, et me elame lõpuaegadel. Ta ütles, lapsed, nüüd on viimne aeg. Öeldes seda 2000 aastat tagasi. Tulles selle tähendamissõna juurde 10 neitsist. Mõned mõtted jäid mulle siin silma. See tähendamissõna on antud meile, et tunda ära teatud momente meie elus. Ja vaatame siin seda fakti, et Jeesus ütles, taevariik on 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele välja vastu. Ja pane tähele, et kõik 10 neitsit
ootasid peigmest. 5, ütleb see tähendamissõna, olid neist rumalad, 5 olid targad ja mitte rumalad selles mõttes, et neil oleks olnud vähem haridust või intellektuaalselt rumalamad, aga rumalamad ainult selles suhtes, et nad on võtnud õli kaasa. See on, mida see lugu siit selgelt välja toob, kas pole nii. Aga kõik 5 ootasid peigmest. Me võime öelda, rääkides kristlaskonnast, kõik need siin ootasid oma päästjat. Amen. Meil tuleb tagasi meie issand. Ja need 5 nendest ei olnud mitte uskumatud, ära tee seda võrdlust sellest loost, et 5 olid usklikud ja 5 uskumatud, ei, kõik olid usklikud, kõik uskusid peigmehesse, kõik ootasid peigmest. Siin püütakse midagi muud meile öelda. Ja pane tähele ühte asja veel, piibel ei ütle siin, et 9 olid targad ja 1 oli rumal. Nii et see, mis juhtub siin, ta ütleb, ei ole mitte ainult mingi väga väikene nagu olematu hulk, vaid see on valdav. See on asi, mille tuleb tähele panna. Ja muidugi me lugesime selle loo, nii et me juba teame seda, mis siin juhtub. 5 olid targad sellepärast, et nad varusid õli kaasa. Nüüd tark näeb asju ette. Õpetussõnade raamat ütleb seda, tark näeb hädaohtu ja poeb peitu. Targad näevad asju ette. Ja rumalate definitsioon on see, et rumalad teevad sama asja uuesti ja ootavad, et seekord läheb teisiti. Seekord tuleb teistsugune tulemus. Aga tark näeb asju ette. Tark valmistub selleks. Tark teeb asju teadlikult. Rumal loodab hea õnne peale. See on täiesti, mis juhtub ka selles loos. Ja see lugu õpetab seda, et tark vaatab ettepoole. Rumal vaatab ainult käes olevale. Praegu on kõik hästi, rohkem mind ei huvita. Teen suitsu, joon alkoholi, teen narkootikumi, midagi ei juhtu mu tervisega. Praegu ei juhtu, aga vaata 10 aasta pärast, vaata 20 aasta pärast. Nii et tark vaatab ettepoole, vaatab rohkem kui käes olevale. Nii et rumalad jätsid hooletusse midagi, milleks targad valmistusid. Ja milleks nad valmistusid, oli see, et neil oleks piisavalt õli. Nüüd, väga paljud piibli uurijad on siinkohal pidanud õli püha vaimu sümboliks. Võib-olla sa isegi oled kuulnud jutlusi sellest, et see, püha vaim. Õli on püha vaim ja ma saan aru, kus see lähtub. Sellepärast, et läbi kogu piibli see on väga nagu tavaline Taavetit võiti oliiviõliga ja püha vaim tuli tema peale. Just kui see õli oli siis eeltähenduslik sellest püha vaimu väest, mis Taaveti peale tuli. Vanas testamendis Jumala koja riistad ja Aaron ja tema pojad, need pidid olema võitud. Sõna otse mõttes võeti sarvetäis õli ja valati neile kõigile peale. Ja püha vaimu vägi töötas preistri läbi. Nii et selles mõttes oli seos õlil ja väel või püha vaimul. Ja muidugi Jesaja kiri ütleb, issanda vaim, Jeesus tsiteeris seda, issanda vaim on minu peal, sellepärast on ta mind võidnud, salvinud. Jällegi, õli ja Jumala vägi on siin seostatud. Ja me teame, et Jumala püha vaimu võidmine on väga reaalne asi. Ja mida see teeb, on see, et õli sümboliseerib seda võidmist selles mõttes, et kui võidmine on kellegi üle, kas ta kõneleb, laulab, teenib, palvetab, mida iganes, aga Jumala võidmine on tema peal, siis see nagu õlitab seda. See asi läheb libedamalt. Amen. Oled sa tundnud teinekord, et lihtsalt takerdub iga teine sõna ja siis seda hetke, kus Jumal annab sulle sellise erilise mineku, palves või mis iganes. Eriti kui sa tuled kõnelema siia, sa vajad seda võidmist, nii et õli teeb pinnad libedaks. Oled sa sõitnud roostes jalgrattaketiga? Mina olen. Asi läheb hoopis raskemalt. Aga kui sa selle ära õlitad, asi läheb libedamalt. Mõni võti, mis ei lähe enam lukuauku, eks ole, keerad ja murrad seal ja siis õlitad ja õli teeb asjad libedaks. Asjad lähevad paremini. See on, mida võidmine teeb. Võidmine tee asju ära sinu eest, aga ta teeb asja paremaks, mida sina teed. Õli samuti tervendab. Ja seesama samaarlane
pani õli nende haavade peale. Muuseas, oliiviõli on hea sisse juua, kui sa hea õli kätte saad. Lihtsalt joo, mitte terve pudel korraga, seda ma ei soovita, aga väike lonks, see on sulle hea. Õli samuti valgustab ja soojendab, kui see põlema panna. Seda Vana Testamendi ajal just tehtigi, see oli soojusvalgusallikas, õli värskendab, kui seda näiteks naha peale masseerides panna. See lihtsalt värskendab sinu kudesid. Õliga tehakse lõhnaõlisid. Sa pead lisama sinna muidugi lõhnaaineid, aga õli aitab sellel nagu hoida koos ja et need püsivad pikka aega. Kas pole nii? Lõhnaõli. Ja õli paneb läikima samuti pinnad. Näiteks kui sa kingi viksid rasvaga või õliga, siis need läigivad. Nii et selles mõttes on arusaadav, et õli on seostatud siin püha vaimuga. Aga mina isiklikult ei arva, et selles tähendames sõnas õli esindab püha vaimu. Mispärast? Sest 5 neitsil jäi õlist puudu. Neil oli õli, aga jäi puudu. Justkui nagu püha vaimu jäi vähemaks neil. See ei kõla õieti, kas pole nii, et püha vaimu jääb sul vähemaks. No kas ta on või ei ole? Püha vaimu ei saa vähemaks jääda. Teiseks, kui targad neitsed ütlesid, minge ja ostke seda õli kaupmeestelt, siis mul tuleb meelde esimese asjana nõits Siimon, kes Apostlite tegude 8. peatükis püüdis osta püha vaimu väge. Ja Peetrus pidi sõitlema teda, ütlema, kadugu su raha ühes sinuga tükis, et sa püüad Jumala andi saada raha eest. Nii sa ei saa osta püha vaimu. Kas pole nii? See on antud sulle Jumala armust. Ja kui seal osad neitsid keeldusid jagamaks seda õli, et ma ei tea ühtegi kristlast, kes ei tahaks jagada püha vaimu osa kellegi teisega. Me ikka tahame, et kõik teised saavad osa sellest, millest mina olen osa saanud. Amen. Nii nagu siin vend Kuno kolmapäeval sai sellest osa. Minu arust õli iseloomustab siin seda, mis hoiab kristlast vaimulikult töötamas. Õli iseloomustab seda, mis hoiab kristlast vaimulikult töötamas. Meie oleme mootor, õli annab mootorile kütust. Mis teeb, et sinu vaimulik elu töötab? On sinu osadus Jumalaga, sinu pühitsuselu, sinu palvelu, sinu sõnaelu, sinu ülistus, sinu sõna kuulmine Jumalale. Need on need asjad, mis panevad sinu vaimuliku elu tööle. Püha vaim võib tulla su üle ükskõik kui vägevasti, kui sa mitte midagi ei tee. Selles loos, kui üldse püha vaim võiks olla võrreldud millega minus, siis see on see tuli. Ja tuli saab tulla, kui on õli, kui on midagi põlema panna. See on küsimus selles, et osadel oli vähem püha vaimu või püha vaim läks osaliselt minema nende juurest, vaid nende enda vaimulik elu käis alla. See oli see probleem. Nende enda vaimulik elu käis alla. 5 neitsid pidid õli juurde ostma, mis tähendab, et sellel õlil on üks teatud hind ja see läheb sulle midagi maksma. Amen. Vaimulikus elus, kui sa tahad põleda, see läheb sulle midagi maksma. Ma toon 2 olulist asja välja siin. Number 1 on, mis on õli hind? Mis on õli hind? Nüüd, perenaised siin kindlasti on ostnud oliiviõlipoest või kuskilt turult või ma ei tea, kus kohast iganes ostad ja hea oliiviõli, mõni ütleb, maksab, ma ei tea, 20 eurot pudel näiteks. Hea oliiviõli. Aga see ei ole tegelik õli hind. Tegelik õli hind sa saad teada siis, kui sa lähed ja külastad seda õlipressi, kus lõikuse ajal on kogutud valmis oliivid ja need satuvad sinna
pressi sisse, kus neid surutakse ja pressitakse. Nõnda pressitakse, et tead, kõik mahlad pressitakse sellest oliivist välja. Ja sa võid ainult ette kujutada, mida need oliivid tunnevad, kui nad saaksid tunda seal pressi sees, mis kõik nendega toimub. Ja lõpuks, kui see oliivist on kõik mahl välja pigistatud ja kuskil prügimäel on seal üks kortsus läbi tühjaks väänatud oliiv ja sa küsid tema käest, ütle mulle, mis on õli hind? Siis ta võib sulle öelda, mis hind see on. See läheb midagi maksma, see läheb valu ja vaeva, see läheb pingutust, see on ohverdus. Amen. Tuli langes ohvri üle, mida Eelia seadis. Ja tuli selle peale. Teine oluline asi õli suhtes on see, et kuidas seda õli saada. Ma ei saa panna käsi peale kellegile ja lihtsalt edasi anda kõik selle Jumala tundmise, minu küpsuse, minu kasvamise Jumalas, minu osaduse Jumalaga, lihtsalt anda kellelegi edasi, hei, võta see, mine. Sa pead ise maksma hinda selle eest ja elama seda välja ja kõndima seda koos Jumalaga päeva järgi, heal päeval, raskel päeval, rünnakute päeval, kergel päeval ja see on see hind. Ja see on see, mis selle õli nagu valmis toodab, mille peale Jumala püha vaim saab oma väega langeda, oma tulega langeda. See, mida saab põlema panna. Sellepärast, kui 4 pühipäeval püha vaim langes, olid inimesed seal 10 päeva, 120 nendest palvetanud, meelt parandanud, Jumala ees aega võtnud, teda oodanud, olid maksnud hinda. See on ainuke hind, mis nad maksid, nad olid kõnnid ennem koos Jeesusega, maha jätnud kõik oma majad, kodud, värgid, särgid, selleks, et teenida issandat ja pole ime, et siis tuli langes nende peale. Või kui apostlid pärast seda, kui need olid taga kiusatud ja ähvardatud ja pekstud, tulid omade juurde ja tõstsid ühel meelel häält ja palvetasid, issand, me ei kavatse nagu kinni keerata oma jutlust, vaid Jumal, anna oma sulastele täie julgusega kuulutada sinu sõna, sirutades oma kätt, et imed ja tunnustähed ja terveks saamised sünniksid sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja viibel ütleb, kui nad olid palvetanud kõikus paik ja nad kõik sai täis püha vaimu, halleluuja. Kus on õli, seal tuleb tuli, amen. Kus on õli, seal on tuli. Tulel pole kuskile tulla, kui pole õli, mida saaks põletada. Nii et see küsimus siin ei olnud mitte muus kui nende vaimulikus elus, mis oli neil ära vajunud. Sa ei saa edasi anda käte peale panemise läbi vaimulikku küpsust. Sa pead selle ise läbi tegema. Esimesest päevast peale, kui sa saad kristlaseks ja kasvama kõige selle sisse ja kõndima läbi paljudest erinevatest elufaasid eest. Ja siis see küpsus tuleb sinusse. Jumala tundmine, samamoodi. Sa ei saa seda edasi anda nagu Neole anti seal kung fu oskused Matrixi filmis. Amen. Sa pead selle omandama jällegi temaga elades iga päev, iga päev, iga päev. Sa pead maksma mingit hinda selle eest. Sellepärast öeldi neile, et minge kaupmeeste juurde, oska neilt. Teiste sõna, kaupmehed alati võtavad sinu raha, annavad sulle mingid head asjad vastu. Ja elus on täpselt samamoodi. Kõige eest sa maksad midagi. Mis iganes su elus on täna head, sa maksid selle eest. Kui sa oskad klaverit mängida, ma garanteerin sulle, sa harjutasid päevi, nädalaid, kuid ja aastaid. Kui sa oskad mingid muud oskust, sa maksid mingi hinna selle eest. Kui sul on mingisugused suhtumised, mingid omadused, iseloomujooned, see kõik läks sulle midagi maksma. See ei ole tulnud lihtsalt niisama. Sul olid eeskujud, sind korrigeeriti, sa õppisid, sa kasvasid, sa tegid vigu, sa parandasid meelt, sa palusid andeks. Kõik see, mis sul täna head on, sa maksid selle eest mingit hinda. Amen. Sa vahetasid midagi selle vastu. Minge kaupmeeste juurde. Mina ei saa sulle seda anda.
see oli, mida nad ütlesid. On ju? Me ei saa anda. Ta ütles, et ei ilmaski. Me ei anna oma õli, eks ole. See pole võimalik anda minu õli sulle. Sa pead ise selle õli pressima oma oliividest. Ja lõpuks oleme ise üks nendest oliividest. Nii et õli tõmbab tule ligidale. Õli tõmbab tule ligidale. Ja see oli minus see põhipunkt, mida ma tahtsin teiega täna sellest loost jagada. Aga selles loos on ka üks dramaatiline koht, mis on see, et Piibel ütleb siin, et uks suleti. Kui need teised tulid, uks suleti. Mis ka räägib sellest, et Jumala graafikus on mingid ajakavad. Ja Piibel räägib meile paganate ajast, armuajast. Ja et ühel hetkel üks teatud aeg saab otsa. Pastor Neemo eelmine kord rääkis meile siin, paganate ajad saavad täis. Ja Piibel nii ütleb. Ja Piibel ei ole 2000 aastat ja rohkem muidugi Vana Testament juurde võtta jäänud üheski asjas valeks ega jää valeks tulevikus. Nii et nõnda need asjad peavad juhtuma sellisel viisil, nagu Piibel ütleb. Paganate aeg saab täis. Paulus ütleb selle Rooma kirjas. Ja nii, et on võimalik, et inimene hakkab liiga hilja, nii nagu need neitsid oma asjaga tegelema. See on võimalik, et inimene alati on nagu hea parandada asja, eks ole, aga teinekord on liiga hilja. See asi on läinud liiga kaugele. Ja kui issand tuleb, siis võib olla liiga hilja, see on nii nagu varas murrab sul majja sisse, sa ütled, et oota, stop, jää sinna esikusse, ma lähen kõrvaltuppa, ma teen pisut trenni, ma venitan ennast, ma löön natuke poksikotti, tulen tagasi ja siis lähme edasi. See on liiga hilja, sa pead juba olema valmis konfronteerima seda varast, kas pole nii? Amen. Nii et see lugu siin on kindlasti rakendatav kristlaskonnale. See lugu siin on kindlasti tähendab, et see on rakendatav Iisraeli rahvale, aga see on ka rakendatav meile üksikisikutele. Ja ma usun, et selle sõnum on see, et meie kristlik elu on õli, mille najal pühavaimu tuli saab põleda. Meie kristlik elu on õli, mille najal, mille tõttu püha vaimu tuli saab põleda. Ja ma käsin sind Jumala ees, kes kõik teeb elavaks, ja Kristuse Jeesuse ees, kes Pontius Pilatuses andis hea tunnistuse, et sa peaksid käsku kinni veatult ja laitmatult. Mitte Vanatestamendi käsku, aga neid üleskutseid, mida Paulus annab siin Timotusele. Pea nendest kinni, Timotust ütleb. Kui kaua? Kuni meie issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni. Amen. Seda, mida need 5 neitsid tegid, kes targad olid. Amen. Neil oli jätkuvalt õli kuni viimase hetkeni. Ja 15 salm ütleb, mille oma ajal nähtavale õnnis ja ainus vägev valitseja, kuningate kuningas ja kõigi isandate isand. 2. Thessaloniks 1 ja 8. Kui issand Jeesus ilmub taevast, me räägime jällegi tema tagasitulemisest, oma väe inglitega tuleleegis ja maksab kätte neile, kes ei tunne Jumalat ja kes ei alistu meie issandi Jeesuse Kristuse evangeeliumile. Päris huvitav, kas pole nii? Kes ei alistu. Nad kuulnud on, nad on tuttavad sellega, aga mingil põhjusel ei alistunud sellele. Ja 2. Peetruse 3.9. Need on kirjakohad, mis minu arust viitavad sellele samale mõttele hoida alal seda vaimulikku teravust. Ja see on, milleks issand, ma usun, kutsub meid. 2. Peetruse 3.9 ütleb nii. Issand ei viivita tõotust täitmast. Nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu. Ma lugesin seda ja mõtlesin, ma olen kogu aeg mõelnud, et ta on pika meelega nagu maailma inimeste vastu, et veel keegi saaks päästetud. Aga ta kirjutab seda Jumala rahvale. Ma ei olnud seda ennem niimoodi märganud. Ta on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks. Ta ei räägi siin maailma inimestest, ta räägib siin sellest, mida Jeesus ütles, 5 olid mõistlikud ja 5 olid rumalad. Et keegi ei hukkuks, vaid et kõik
tuleksid meeleparandusele. Meeleparandusele. Aga issanda päev tuleb otse kui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad ilmamaad ja kõike seal tehtud töid ei leidu enam. Ja siis salm 11 ütleb nii, et kui nüüd kõik see nõnda laostub, millised siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut. Amen. Oodates Jumala päeva tulekut. Muuseas, nelipühipäeval, kui nad olid seal ülemises toas, olid palvetanud, olid otsinud Jumalat, olid ootanud teda. Tuli langes, tuleleegid langesid kõikide peale. Mida see ütleb sulle mulle? Järelikult oli seal kütust, mille peale langeda. Amen. Jumal ei raiska oma tuld. Kõik ajastud meie koguduse elus ja me oleme siin tegutsenud aastast 1993, kus on olnud erilised ajad, vaimulikud, tugevad ajad, on alati olnud seotud sellega, et inimesed on olnud põnevil, näljased, maksnud hinda, otsinud issandat palves. Amen. Nii et peab olema õli selleks, et saab tulla tuli. Tuli ei tule ja siis hakkame õli koguma. Sealt tulel pole kuskil olla, see ei püsi. Õli hoiab seda tuld käimas. Ja see oli see, mis juhtus Azusa tänava ärkamises. Muuseas, nii kaua kui Seymour seal palvetas pea kastis. Neil oli kantsli asemel oli kartulikast. Ja Siimon tuli ja pani oma pea niimoodi siia kasti. Ja kaua teenistusest teda polnud näha, ta lihtsalt palvetas seal. Teinul tund aega või rohkemgi. Ja kui ta sealt pea kastist välja võttis ja üles tõusis, siis imed hakkasid juhtuma. Mis ta tegi? Ta tootis seda head õli, mille peale tuli langes. Amen.